tere, hea Youtube'i kuulajad ja Kagu raadio kuulajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja tänaseks minu saatekülaliseks on tubli Eestimaa mees, kes küll elab hetkel USA-s, aga see ei sega tal aitamas ja tegemas ka Eestimaa olulisi teemasid. No Maike, esimene küsimus tulebki, et ma lugesin, et sa tahad kandideerida presidendiks ja siis kindlasti inimesed tahavad teada, kes sa sinu üks sihuke mees oled, Maik Kalamus. Kui vana sa oled ja oled sa abielus, mis sa koolis oled käinud, millised koolid lõpetanud ja milline on sul elukogemus, et sa võid sellist tööd teha? No hakkame pihta sellest, et ma olen sündinud ikkagi Eestis, Kuusalus. Esimese 25 eluaastat ma elasin siis Eestis, nii Kuusalus, Mustvees kui ka Tartus ja ka Jõgeval. Nii et ma olen seda elu näinud ja koolis muidugi sai käidud Kuusalu keskkoolis. Kas ta oli kõige parem kool, see on iseasi. Aga siis peale seda sai mindud EPA-sse, see on siis, ma ei tea, mis ta nimi nüüd on, Maaülikool. Eesti Maaülikooli, sai metsatööstust minna õppima. Ja sealt edasi siis sai kohe minna täpselt selle ala peale metsa siis müümise, metsa ülestöötamise ja kõik, mis sinna seondub selle ala peale. No kui oli aasta 2002, siis firma osain koos müüdi siis Stora Ensole, mis on suur siis Rootsi korporatsioon. Ja loomulikult ega neil ei olnudki, neil oli vaja lihtsalt konkurentidest saada lahti ja siis oligi selline hetk, kui tuli vaadata, mida edasi teha. Ja kuna ma ennem reisinud eriti ei olnud, siis tahtsin natukene ka maailma näha ja läksin Inglismaale siit edasi. 2012 ma sain võimaluse tulla tööle Ameerikasse ja töötasin siin erinevate asjade peal alguses, töötasin ka koolis, IT-koolis, IT-matemaatika koolis. Ja siis õpetajana, jah? Ei, ma olin selline Instruktor. asendusinimene, sest et tegelikult peab sul olema ka õpetaja kraad, et sa õpetajana oled, aga lihtsalt täitsin neid tühimikke, mis vaja olid. Ja peale seda ma arvasin, et tuleb ikkagi teha oma äri, sest et Ameerikas on ikkagi iga inimese unistus oma äri teha. Ja kuna ma olin Inglismaal sõjaväeosas töötades õppinud seda nüüd täis puhastuskoristust, see mitte niisama koristust, vaid ikkagi täis, see on siis inglise keeles deep cleaning, siis mõtlesin, et õige on selle sama ala pealt siit edasi minna. Ja niimoodi ongi 2012 siis sai oma firma asutatud. Praegu töötame mitmes erinevas osariigis, nii Marylandis, Virginias, Washington DC-s, North Carolinas, South Carolinas ja ka Floridas. Nii et on see läinud, ütleme, tegelikult on ikkagi pisike business, et ta ei ole selline suur, aga on andnud vähemalt mingisuguse finantsilise vabaduse, et kui keegi arvab, et ma miljonär olen, siis see ei ole kindlasti ka õige. Aga niimoodi on tehtud, et Oota, sa oled siis ettevõtja? Jah, ma olen täiesti ettevõtja. Hommikust õhtuni olen ettevõtja oma firma ja siis vastavalt veel käin koolis, õpin veel juurde, siis tunnen end veel rumalana ja siis on veel perekond, et on ülal pidada 4 last. Nii et Abikaasa 4 last? Jah. Tubli mees. Nii see elu on, ega see... Ühe naisega oled elanud? Eks ole võib-olla natukene rohkem, aga põhimõtteliselt jah. President peab aus mees olema. Jah. Ja praegust elad ikka ühe naisega? Ikka, jah, siin ei ole lubatud kahte ja ma usun, et naine ei ole nõus ka, et kui rohkem neid oleks. No nii, kas sa nägid unes või keegi sosistas sulle? Maik Kalamus, palun, sa oled selline mees ja ma nüüd kuulasin sind, siis on sul kõik eelteadmised olemas, et sa võid tõesti presidendis kandideerida. On see sinu vaba tahe või on sul mingi meeskond, kes pakkus sind välja? See on juba aastaid tagasi, kui
pakuti välja, et oleks minu saatuse joonel kirjas, et ma võiksin vabalt olla Eesti president, nii et miks me siin saatust hakkame narrima, et kui nii on ette nähtud, eks siis ükskord see ka nii saabub. Aga kui jällegi vaadata seda, et noh, missuguse olukorras on Eesti, missugused olukorras on nüüd Eesti presidendid olnud, missuguseid valikuid välja pakutakse, noh, see on huumor täielik. Alar Karis, kes pole viimaste aastate jooksul mitte millegi hakkama saanud, mitte midagi ära teinud, mis Eesti rahval midagi paremaks teeks. Noh, võtame siin Kaja Kallast pakutakse, no see on juba praegu on üle maailma niisugune naeruobjektiks, siis oleks Eesti olekski juba tsuksidest ees, kui Kaja Kallas meil oleks president. No ja võtame siin Kaljulaidi, no ei ole kedagi sellist, kes oleks nõus pea pakule panema. Kui vaatame siin Mart Helme teeb kõvasti reklaami, et tema tahab seda presidendiks, siis ma ei saa aru miks, sest et loss on tal endal olemas juba. Ta on saanud siseministrina võimaluse midagi paremaks teha 1,5 aastaga, midagi paremaks ei muutunud, siis nagu ma ei usu ka, et seal presidendi ametis ta midagi paremaks teeb. Ja samas on see, et kui vaadata Eestit ja seda Eesti presidendi palka, siis noh, see on nii absurdselt suur, et noh, need poliitikud kindlasti ei julgeks sellest loobuda, sest et see oleks ju noh, ega neil ju nad muud teha ei oska, muud sissetulekut neil ei ole. Ja noh, selle peale nad mängivadki nii Riigikogus kui igal pool mujal, et saaks selle niinimetatud maksumaksja raha peale. Noh, nii et minu meelest on see väga ebaaus. No küsimus on ka selles, et erakonnad tahavad omale presidenti. Kas see seal teeb midagi või ei tee, aga nemad tahavad seda presidenti. Ja nüüd on nad nii kavalaks läinud, et viimane president, keda valiti, oli Arnold Rüütel valijakogus. See jõudis sinna. Hiljem sinna ei ole jõutud ja kõik üritavad, ükskõik, lehmakauplemine käib nii, kuidas see käib, et saaks Riigikogus ära valida. On sul rohtu, kuidas, et see Riigikogus, sinul tekib alles siis võimalus, kui ta läheb valijakogusse on vist 207 inimest kokku, et siis tekib mingi võimalus, aga Riigikogus ei teki sul mingisugust võimalust. No teine asi on see, et kui näiteks Keskerakond, kes ütleb, et tema hoolib oma valijast, hoolib tavainimesest, hoolib pensionärist. Praegusel hetkel ma nägin mingisugune lugu oli üles pandud, kuidas Keskerakond ka Alar Karist toetab. Nad peaksid uuesti maha istuma, rääkima oma valijatega. Kas see on ikkagi õige mees? Kas äkki peaks keegi teine olema siis presidendikandidaat? Kas talle tõesti peaks selle hääle andma? Samamoodi EKRE. On selge see, et Mart Helme ei saa valituks, sest et keegi teda ei usalda ega salli. Nii et samas pole ka EKRE 15 aasta jooksul näidanud, et ta suudaks midagi ära teha. Nii et ega seal valikut ei olegi ja kui ütleme rahvaesindajad tõesti rahvast esindaksid, siis nad mõtleksid ka need, kes seal aknalaua taga istuvad, need, kes parteitud on, nad võiksid sügavalt mõtelda järgi. Mitte see, mis neile hea on, vaid see, mis on rahvale hea. Olukord on ju täiesti absurd. Ja kõige naljakam on see, et kui öeldakse, et näete, et president on ju, paneme Alar Karis, et ta niikuinii midagi otsustada ei saa, siis tegelikult see on absoluutselt vale jutt. Presidendil on tegelikult päris palju võimu. Ma siin tegin väikse uurimustöö, missugune võim on Eesti presidendil. Sa kujutad ette tegelikkuses, ma ei saa aru, miks ükski president ei ole seda eriti kasutanud. Võib-olla Arnold Rüütel natuke kasutas, aga üldiselt ei ole julgenud keegi niinimetatud süsteemi vastu minna. Ma võin vabalt minna süsteemi vastu, mul on täiesti ükstaskõik, mida nad arvavad minust. Kapo on niikuinii juba minu kohta igasugust jama välja ajanud. Nii et ma ei karda ka igasuguseid neid erakonna inimesi ja kindlasti ma neid ei võtaks mingisugust nõu kuulda või siis mingeid ähvardusi kuulda. Et selles mõttes ma arvan, et ega minust paremat valikut hetkel ei ole, aga kui tekib parem valik, näiteks siin on kõmu uudiseid, et näiteks Varro tahab ka liituda siis valimistega, miks mitte. Kui ta selgroogu jagub ja mänge mängima ei hakka, siis miks mitte, kõigil on seda õigus olemas. Nii et
tegelikkuses, kui meie rahvasaadikud natuke mõtleksid, siis nad saaks aru, et noh, ei ole mõtet Alar Karist, ei ole mõtet neid vanu poliitikuid sinna etteotsa toppida, vaid peaks ikkagi olema see, kes julgeb süsteemi vastu minna. Ja no, mina võin vabalt minna sinna vastu, mul ei ole midagi karta. Eks saatus on ette määranud, kui pikk mul see eluiga on, aga hirmuga, kartusega elada ei saa ja eriti see, kui sul on missioon midagi rahva heaks ära teha. no ütleme, et sina oled noormees, sa oled vist natuke üle 50 või? 51. 51, no Mart Helme on 77. ma ei tea, kuna see Karis on kindlasti ka kuskil üle 60. et peaks ikka olema, vaata, sa oled noor, elujõudu täis mees, mõtteid, sa oled elanud läänemaailmas pikalt. sul on julge väljaütlemine, sa oled seda ka pikalt siin teinud, et minu meelest peaks olema noor inimene, et hea küll, Trump on seal vana mees, 79-aastane. aga tegelikult peaks olema sellises riigis nagu Eesti, kus me oleme natukene väga põhja ära vajunud, et sealt välja tulla, peab olema väga jõuline president ja see oledki sina, kes võiks olla. Ja no eks see mõnedele inimestele ma ei meeldi, võib-olla päris paljudele ma ei meeldi, aga ma arvan, et mitte keegi ei julge seda väita, et ma olen mõjutatav. Ma teen täpselt seda, mida ma olen lubanud ja mida ma olen teinud. Ja kui siin kommentaatorid ütlevad, et kogusid raha, et miks need e-valimised ikkagi alles on, noh, sellest me oleme mitmes saates rääkinud, aga noh, peameedia ei ole sellest ju rääkinud, et me ju käisime kõik raja läbi kuni Euroopa Liidu kohtuni välja ja noh, nägime selle süsteemi mõttetust, eriti Eesti kohtusüsteemi hambutust ja tegelikkust. Kui vaadata näiteks USA kohtusüsteemiga, siis see noh, tõstatab tõsiseid küsimusi Eesti kohtu koha pealt, sellepärast et kohtunikud on omavahel seotud. Ei ole siis, noh, ütleme niimoodi, sul ei olegi mingisugust võimalust selle süsteemi poole niipidi pihta hakata. Aga jällegi, kui vaadata seda võimalusi, mida president teha saab, siis noh, ta saab otseselt minna riigile vastu. Näiteks on tal täiesti õigus tellida analüüs seaduste kohta, kas nad vastavad Eesti põhiseadustega. Ja kui see põhiseadusega vasta, on õigus see ära tühistada. Ma ei tea, miks keegi seda kasutanud ei ole, sest et noh, meie e-valimised saaks ju koheselt põntsu, sest et põhiseaduses seda kirjas ei ole. Ja noh, see on tehtud ainult noh, mingi siseste kokkulepetega. Nii et seda saaks täiesti vabalt teha ja kõik seadused, mis tulevad sealt Riigikogu poolt, noh, tuleks üle vaadata, kas see on rahvale kasulik ja kas see vastab siis vastavalt põhiseadusele. Ma ei tea jällegi, mida seal tehakse, aga seda väga harva on nagu tehtud. Ja muidugi, noh, vaatan siin edasi, et on võimalus armuandmist ehk amnestiat. Näiteks Eestis on mitmed poliitikud, kes on pandud vangi. Ma olen ise neid süüdistusi lugenud. Noh, kuna mina õpin ka kriminaalseadust Ameerikas ja lugesin selle pilguga läbi, siis selle eest väidetega, kaudsete asjadentega ei tohiks keegi olla vanglas ja noh, neid on seal mitmeid. Et täiesti õigus on anda presidendile amnestiat sellele. Noh, mina annaksin kindlasti, ma arvan, ma annaks esimesel päeval selle kohe amnestia. Ja noh, siit edasi jällegi näiteks võtame selle nüüd, noh, presidendil on õigus kutsuda välisvaatlejaid valimistele kontrollima, näiteks Veneetsia komisjonile, kutsuda USA, kutsuda teisi riike siis üles kontrollima, kas Eesti siis valimised vastavad seadustele ja kas kõik on läbipaistev. See on presidendil täielik õigus kutsuda ilma ühegi probleemita. Jällegi, miks keegi seda teinud ei ole, ma ei tea. Veel üks asi, mis ma vaatasin, on presidendil on õigus kutsuda erinevaid, ütleme, uurimisorganeid, Euroopa, Ameerika, kontrollima, mis siis Eestis toimub. Eriti see kehtib nende suhtes, mis on niisuguste suurte varaliste kahjudega.
noh, võtame kas või VEB Fondi, võtame siin rahapesu, võtame Rail Baltica. Need kõik vajaksid uurimist ja vastavad inimesed peaksid kinni minema, kes selle raha ära varastanud on. Ja presidendil on õigus seda nõuda, et tuleksid sellised instantsid ja uuriksid ja ma kujutan ette, kui USA mõistaks Eesti siis pätid süüdi rahapesus. Noh, ma pean kihla, et nad istuksid pikka-pikka aega USA vanglates. Nii et noh, võimalusi on palju, mida ära teha, et ei ole nii, et mitte midagi teha ei saa. See on lihtsalt on rahvale mäng, et näete, et ta on meie esindusisik ja ta ei saagi mitte midagi teha. Noh, absurd. Noh, veel üks asi, mida ma lisan siia juurde. Põhiseaduse järgi on Eesti president Eesti vägede ülemjuhataja. Seda nüüd Toomas Hendrik Ilves andis selle võimu käest ära, aga ta on ikkagi põhiseaduses kirjas. Nii et kui sina oled president, siis tegelikkuses allub sulle terve sõjavägi ja igasugune Ukraina jama tuleb ära lõpetada. Ja tuleb vaadata seda, kuidas Eesti ise hakkama saab. Mitte kuskile seda raha loopida, mitte kuskile oma poisse saata või tegeleda mingisuguste absurdide asjadega. Nii et noh, ma arvan, et seda võimu on rohkem kui küll. ja vaadake, kuidas see on nii, hea küll, ütleb tavakodanikud ei tea sellest mitte midagi, mida sa praegust räägid, aga meedia ei ole ka sellest, oh president, noh, ta on niisugune nuku seal, istub need 5 aastat vist oli jah, Jah, istub seal ära ja köhib seal, käib välismaal aga nüüd tuleb välja, tal on piisavalt võimu, mida ta võiks teatada, mis on väga oluline. Ja jah. üks nendest on anda armu nendele, kes on ebaõiglaselt süüdi mõistetud. Kui presidendi institutsioon leiab, tal on ka ju juristid seal, et seal on eksitud. Teiseks kõik need rahapesud, mis on tänase päevani lahendamata, presidendi juristid saaks sellega väga suurepärast hakata, kui saaks, kutsutakse kasvõi Ameerikast. Ja kolmandaks, mida sa ütlesid, on see, et ta on kõrgem sõjaväe juht, mida meil ei ole üldse inimeste selgeks. Meil on tehtud, et noh, president on, noh, et no kas ta on või ei ole, aga selle, millised on tema võimalused, sellest ei ole mitte keegi seda rääkinud. Miks seda on niimoodi varjatud? Eks see on meelega tehtud, eks see ongi see, et seal tagatubades lepitakse kokku, et paneme selle mehe, tema saab 5 aastat ilusat palka, vahib niisama. No mida vähem teeb, seda vähem saab minna siis viltu. Ja kui midagi julgeb köhida, siis ütleme talle, et kuna me oleme valinud, siis teeme su elu raskeks või et sa ei tohi sinna reisida või teise kohta reisida, noh, mis iganes. Ja noh, muidugi tal ei ole rahva mandaati, see on noh, üks probleem. Aga muidugi tal on palju võimalusi. Muidugi, kas sa tead, et kui palju saab Eesti president palka? 10 000. 10 000 pluss 2000 kulutamisraha, nii et 12 000 ja tavaline pensionär saab seal 700-800 euro juures saab endale siis pensionit. Ma ei tea, kas sealt lähevad maksud veel maha või on ta ikkagi maksuvaba, nii nagu Ameerikas. aga ütle, sa oled nüüd palju uurinud ja tead, meil omal ajal oli meil ju oli ka, et rahvas valib otse presidenti, aga see muudeti nii kiiresti ära, et ei jõudnud 3-nigi lugeda. Kuidas seda on võimalik tagasi teha, milleks tuleb mingi rahvaalgatus teha, et inimesed valivad otse presidenti, siis ta on rahva president, mitte mingi kuradi erakonna siis hüpik. No siit edasi. Muidugi esimene asi on see, et kui president peaks ära lõpetama e-valimised, siis meie Riigikogus istuksid teistsugused inimesed. Ja nagu sa tead, Eestis ei ole inimestel võimalus rahvahääletusi korraldada, vaid see peab tulema Riigikogust. Nii et ainukene võimalus on sealtkaudu tulla, et see ei ole presidendi võimuses siis selliste asjade algatamine, aga muidugi tuleb juristidega noh, läbi rääkida, et äkki on võimalus või vähemalt sundida Riigikogu midagi tegema. Aga noh, ütleme, kui sul on hambutud inimesed selle ees, noh nüüd muidugi Allar Karisel on hambad, ennem ei olnud, aga noh, nüüd on rahva raha eest jälle maksumaksja pani talle rambad suhu. Minul on näiteks enda hambad, nii et ma sellepärast ei pea muretsema. Aga jällegi, noh, see kõik on nii absurd, mis siin on, noh muidugi ka presidendi. Ma küsin üle, kuidas tänasel päeval on võimalik,
et näiteks järgmised presidendivalimised on otse. Eesti on väike riik, kus elab 600, ma ei tea, 30 000 eestlast. ülejäänud on siin need, kes on siia sisse tulnud. et see on väga väike Eesti kogukond. aga need peaks, nendel on täna nii palju, 1,3 miljonit meid jah. et meil on täna nii palju võimu, et me tuleks mõistusele ja arutaks asju, mis on meile kõikidele eestlastele kasulik. me valime presidenti, kui igal pool mujal valitakse presidenti rahvahääletusel, siis meie oleme mingi klounaad, et mingi Riigikogu liikmed valivad presidenti. Ega nüüd ka nad üritavad, teevad siin lehmakauplemist. no pakuvad selliseid inimesi presidendiks, kes siis oma tavalist tööga ei hakka. no mis kuradi jama see on ja sa ütlesid, presidendil on piisavalt võimu. no jällegi on see asi, et kui president esimese asjana laseks üle vaadata selle valimisseaduse ja keelaks ära igasuguse e-valimised tänu sellele. ja sealt edasi ta kuulutaks välja uued erakorralised valimised. kui tuleksid valimised ilma siis e-häälteta, noh, nagu ma ennem ütlesin, oleks see olukord teine ja Riigikogu saaks alustada siis ütleme seda rahvahääletust, et panna siis vastavalt, et president oleks otsevalitav. noh, muid variante on suhteliselt raske, kogu süsteem ongi niimoodi tehtud Eestis, et tavainimesed ei sõltuks mitte midagi. noh, samamoodi on siis valimised. noh, kui sinna pannakse ikkagi 50% juurde e-hääli, noh, sealt ei muutu mitte midagi. on parteide nimekirjad, kus on eesotsas kõik needsamad, kes on seal mitukümmend aastat ees istunud. Nemad saavad Riigikokku, jällegi mitte midagi ei muutu. nii et no kogu see süsteem on täiesti valesti läinud ja ma arvan, et ainult erakorralised valimised ja sellesama nüüd valimisseaduse ülevaatamine põhiseaduse koha pealt, siis no, ma usun, et see tooks muutusi, vähemalt saaks proovida. ja ma usun, et Eesti vajab sellist suurt raputust, sest et kui sa vaatad, kuidas inimesed Eestis elavad, kui suured on elektriarved, noh, see on täiesti absurd ja siit edasi muidugi, nagu ma siin ka Facebookis ütlesin, et ma ei taha palka saada. huvitaval kombel ma sain nii palju tagasisidet, kus mind materdati selle eest. aga minu põhimõte on see, et ära mine presidendiks, kui sa lähed seda raha pärast, kui sul ei ole ideid. noh, sulle, kuidas sa vaatad inimest, ära sega mind, palun. kuidas sa vaatad inimestele otsa, kes teenivad 10 korda vähem. ega tavainimene, kes poes töötab, tubli inimene, ega ta ka palju ei teeni. aga kui sa vaatad Riigikogu ja presidenti ja kogu seda institutsiooni, kuidas sedasama maksumaksja raha nüüd laristatakse. noh, see on täielik laristamine, kui sa vaatad, mis seal toimub eesotsas ja mängitakse siis sihukest nagu pisikese riigi nagu kuningriiki. no jällegi tahan tuua võrdluse, näiteks siin üks inimene ütles seda, et 10 000 euri palka ei olegi palju, sest et Donald Trump saab 300 000. tähendab mitte 300, 30 000. jah, aga need riigid on täiesti erinevate suurustega. Eesti on sama suur, kui on näiteks see Montgomery County, kus ma elan, väike maakonnakene, mis on Harjumaa suurune. siin elab umbes 1,1 miljonit inimest, aga majandus on 9 korda suurem kui Eestis. nii et noh, neid võrdlusi ei saa panna sellise pisikese riigikese, et ei saa olla niimoodi ja kui jällegi need poliitikud ainult mõtlevad selle peale, et saaks sealt mingi raha, et see kopikas Eestis on tegelikult ikka nii suur, see palk on nii suur, ka Ameerika mõistes on see väga suur palk sellise koha peal olevate inimestele. ja kui sul missiooni ei ole, siis ei ole mõtet sinna trügida. ma mõtlengi seda, et kuidas me saame täna ja ma lugesin ka neid kommentaare, no inimesed, eestlased on üldise õelad, nad ei mõtle loogiliselt, nad on emotsionaalsed ja see emotsionaalsus ei too neile kasu, kõige hullem. aga ma mõtlen seda, et kuidas täna president Karis, kellel oli siin vahepeal isegi mingisugune julgus, võtaks täna tõesti selle, et kui teda reform ei vali tagasi, aga ta teeb ühe teo,
mis on eestlastele tänuväärne ja lõpetab homsest e-valimised ja kohe, ta saab selle kohe teha. ta saab veel ja, seda teha, ütleme enne jaanipäeva. ja no ta saaks seda vabalt teha, kui ta tahaks, ta oleks saanud seda juba teha 5 aastat. aga tuletame meelde, Alar Karis, tema on Rotary klubi siis üks tähtsamaid liikmeid Eestis. Rotary klubi on sügavalt seotud siis Reformierakonnaga ja inimesed, kes ei tea, näiteks on siis WHO, Maailma Terviseorganisatsiooni põhisponsoreid on Rotary klubi ja tuletame meelde, meil siin Covid ja kõik see muud, need naljad, asjad, noh, kõik on omavahel seotud. See ei ole niisama, sellepärast ta sinna pandigi, et teda saab mõjutada, teda saab hoida keti otsas ja ta teeb täpselt nii vähe, kui on võimalik. Nii et loota. ma segan korraks, korda veel. President Karis on täna Rotary klubi president. Ta ei ole president, aga ta on, ütleme, üks väga tähtis liige, ta on sealt juba 10 aastaid olnud. Ta Niimoodi, ei pea seal olema. ta ei peaks absoluutselt olemas, aga see on selline mõjutusorganisatsioon, millega siis vastavalt üle maailma poliitilisi asju mõjutatakse. Ja ka Alar Karist, jah. jah. Nii et see on avalik info, seda võib igaüks minna ja kontrollida, sellest ei ole ta ka saladust teinud. Siis ta ei ole täna seda julgust täis, et jaanipäevaks lõpetab Eestis e-valimised. Kindlasti mitte. Ma võin. Aga kuidas me teda mõjutada saame? Ega me ei saagi teda mõjutada, ainuke mõjutus on see, kui teda sealt välja visatakse Kadrioru lossist ja keegi, kellel on tahtmist selle asjaga tegeleda ja julgust tegeleda, siis hakkab sellega tegelema, et loota Alar Karise peale on täiesti mõttetu, et sealt ei tule nagu mitte miskit. Aga kuidas me nüüd saame nii teha, et need väiksed lehmakauplejad, Riigikogu liikmed, täna nad ütlevad, ei, Karis ei tea ja nemad ei tea ja veel ei tea, kõik on neil teada ja nad ei lase mitte mingisugusel võimalusel siis presidendivalimise Riigikogust välja, nad tahavad seda ise paika panna, et siis mõnusalt jälle edasi olla. Kuidas seda saab segada niimoodi, et see neil ebaõnnestuks? No ma arvan, et iga saadik peab iseenda südametunnistusele vaatama ja tegema valiku, mitte parteid. Et iga inimene peab ise mõtlema, kas ta tahab sellisel jamal, põhimõtteliselt Eesti on ju Titanic, mis on nüüd uppumas, sest Eesti elab ju ainult võlaraha peal. Ja niimoodi edasiminek, ma arvan, et võib-olla 4 aasta pärast seda Eestit enam ei olegi, kui niimoodi edasi minnakse, sest et noh, silmnähtavalt on krahh tulemas ja eriti nüüd kütusehindadega, eriti nüüd, kui tuleb kütusekriis Euroopas, need rohepöörde jamad, need maksud, Eestis on ju maailma kõige suuremad maksud, ärge ära unustage. Nii et seesama saadik peab mõtlema, mille pärast ta seal üldse on ja kuidas ta seda hääletab. Kui ta tahab, et niimoodi edasi läheb, siis on 5 aastat edasi jällegi käpiknukk seal ees. Ja noh, pärastpoole ei olegi enam siin lastele mitte midagi järgi jätta. See Eesti on siis tühjaks varastatud. Ja noh, muidugi rahvas ka samamoodi, rahvas peab hakkama rohkem nõudma, et mitte ei pantaks presidendiks niisuguseid suvalisi inimesi, vaid ka inimene, kellel oleks näiteks ka rahva toetust. See ei pea mina olema, võib ka keegi teine olla, kes on julge, kes selle asja ette võtab. Aga noh, niimoodi enam edasi minna ei saa. Et see on absoluutselt selge ja niimoodi 4 aasta pärast meil ei olegi Eesti riiki, võib-olla on mingi Ukraina oblast või mis iganes. Noh, kui ma vaatan seda, mis mu sõbrad räägivad, et Tallinnas, kui palju on igasuguseid mustasid ja asju sisse tulnud, siis noh, praegalt tuleb tegutseda, praegalt peab rahvas välja mõtlema ja praegult on võimalus. Ma segan korraks, aga kust sa võtsid, et Varro Vooglaid tahab ka? Varro Vooglaid on ju EKRE liige olnud, ta mitte liige ei ole, aga selles džunglis olnud. No miks teda ei pandud, vaid pandi Mart Helme? Ja, no see on siseküsimus, miks seda tehti ja ma arvan, et perekond, noh, EKRE on perefirma, siin ei ole mingit küsimustki ja noh, nemad vaatavad, kuidas neil parem on ja kuidas see
nüüd raha nende taskusse jookseb. Kui keegi arvab, et nad on konservatiivid ja nad tõesti mõtlevad Eesti rahva üle, siis noh, kahjuks te olete petta saanud, et nendest inimestest, kes seal 101 inimest istuvad, noh, on vähe neid, kellel mõistus peas on, et mis iganes ma arvan Varro kohta, siis ma arvan, aga kindlasti ei ole ta rumal inimene ja võib-olla tal on isegi süda õigemas kohas kui teistel. aga ütleme nüüd niimoodi, et meil on, Maik, väga suur töö. Kas sul meeskond on endal selja taga? Ütleme niimoodi, et meil on mitmeid inimesi, kellega me siin juba oleme koostööd teinud ja oleme sel teemal arutanud. Noh, kes oleks nõus kampa tulema, kes oleks nõus ka pärastpoole vastavalt nende juriidiliste asjadega tegelema, kõigi muude asjadega tegelema, nii et neid inimesi on olemas. Kuid hetkel me ei ole veel niimoodi pihta hakanud suure kampaaniaga, sest et nagu sa ise tead, me loodame seda, et Riigikogus ei valita ära ja see läheb valimiskogule edasi, et see on meie võimalus. See võimalus tuleb teil tekitada, see võimalus, need Just. riigikogulased, kes täna need 101 on, nad sõimavad üksteist seal tribüünil, aga lähevad sinna baari või panevad kärakat ja patsutavad üksteise õla peale. Me teeme selle asja ära ja teevadki, kui me ei sega. Kas sa ise suhtled nende tänaste Riigikogu liikmetega, ütleme võtmeisikutega? Ei suhtle, ma ei näe mitte mingit põhjust, sest et Oota, ma küsin, kas sa erakonna liige oled? ei ole, ma ei ole ühegi erakonna liige. Ei ole kunagi olnud. Ma olin EKRE liige selle hetkeni, kuni ma nägin, et ma olen vales seltskonnas ja selle e-valimiste vastu võitlemine oli nendel ainult Potjomkin ja lihtsalt niisugune puru pähe ajamine, et tegelikkuses ei tahetud midagi muuta, tegelikult oldi süsteemi osa. Ja noh, me ju näeme, kuidas EKRE on kukkunud, usaldus on kukkunud nende vastu ja kahjuks ongi nad jäänud siis nišiparteiks. Et kuigi minu lootused olid suuremad, mina üritasin leida Ameerikast neile kontakte erinevaid, sest et konservatiivid peavad omavahel koostööd tegema. Sellest ei oldud eriti huvitatud. Samamoodi Poola ja teistega. No, see, mida nad televisioonis räägivad, et neil on suured kontaktid USA-s, Washingtonis, nimesi nad ei julge nimetada. See on kõik niisugune jutt lihtrahvale, kes võib-olla usub seda, aga noh, mina ei usu seda. Maik, me usume sinusse ja sust saaks hea president. See, et nad naeruvääristavad sind, et sa oled ettevõtja, sul on firma, sa suudad ise oma pere ja ennast ära toita. Sa ei pea riigi rahakotti oma käppa ajama ja sa võid tõesti seda teha ja ma usun seda. Aga tähtis on täna, kuidas me suudame nii tekitada sellise massi liikumise, mis ei laseks Riigikogus ära valida kedagi sellist inimest, kellest ei ole meil mitte mingisugust abi. Sa lugesid, mina ka ei teadnud ja nüüd ma sain teada. No esimene asi on e-valimiste ära lõpetamine ja kohe. Aga täna seda meest ei ole ja need, kes seal on, need, keda seal välja pakutakse, need ei julge nendest rääkidagi. Mida me saaks just sinu ettevõtmisel täna teha, et see Riigikogus ei toimuks presidendi järelevalimist? No näiteks üks positiivne asi on see, kui ma enda Facebooki lehele panin selle idee ja siis asjad, mida president saaks ära teha, siis seda vaadati paari päevaga üle 60 000 korra. See tähendab seda, et see teema läheb inimestele korda. Ja ma arvan seda, et inimesed peaksid rohkem aktiviseeruma ja hakkama mõjutama, kui hakatakse seal Riigikogus arutama, keda sinna siis etteotsa panna. Noh, ma arvan, et siis oleks õige aeg tänavatele minna ja õige aeg hakata rõhuma sellele, sest et seda nad kardavad. Nad kardavad seda, et rahvas ärkab. Nad kardavad seda, et rahvas hakkab nõudma. Nii kaua, nende mentaliteet on see, et nemad on eliit. Nad kontrollivad süsteemi, nad teevad, mis tahavad. Aga mida nad kontrollida ei saa, on see, kui rahvas tuleb tänavatele. No, me võtame paralleeli näiteks 2008 Islandiga,
kus siis vastavad poliitikud ja pangahärrad tegid suure pettuse ja tõmbasid siis rahast tühjaks riigi. Rahvas läks tänavale, 2 päeva olid nad tänaval, valitsus kukkus, need petturid pandi vangi ja läks edasi korralik siis Islandi-meelne valitsus. Nii et kõik on võimalik, kui väga tahta, aga seda tuleb ka nagu kasutada ära. Mitte lihtsalt seda, et nüüd kuskil keegi kommentaariumist ütleb midagi, et selleks on vaja ka jalad kõhult välja võtta. Noh, Eestis on ju, vaata kui palju probleeme ja kui 30 aastat on Eestit tühjaks varastatud, ma arvan, et see asi peaks nüüd ära lõppema ja peaks andma ikkagi siis riigi tagasi rahvale. Tuletan meelde, veel kord ütlen, need, kes saavad palka seal Riigikogus, kes saavad palka siis presidendi institutsioonis, see on kuskilt mujalt see raha ei tule, vaid see on maksumaksja raha, see on sinu enda maksud, mida sa maksad. Ja see minu meelest on see täiesti absurd, et see asi niipidi käib ja noh, need jällegi nende palkade koha pealt, et ma saaks aru, kui oleks palk, ütleme seal umbes 4000 euri, mis on ka suur palk Eesti mõistes, aga mitte seal 10 000. Et noh, riigil endal raha ei ole. See kõik on sinu pealt, võetakse ära ja siis laristatakse maha, jagatakse Palestiinasse ja jagati Hamasile, Kuubale, noh, kuhu iganes sinu need makstud raha läheb. Noh, see ei ole jätkusuutlik, see on see, kui on vargad, on meepüti ümber, kõik varastavad nii palju, kui saavad ja see asi tuleb ära lõpetada, nii ei ole Eesti jätkusuutlik. Meil ei ole midagi lastele jätta, kui nii asi edasi läheb. Maik, ma olin Arnold Rüütli üks mees, kes alustas selle presidendi kampaaniat, siis oli aeg muidugi teine ja me viisime selle valimiskampaania valimiskogusse ja sõitsime Arnoga terve Eestimaa läbi terve aasta otsa, ühe volikogu juures teise juurde, mõnest ei lastud sissegi. Aga täna sa pead endal tekitama jõu, sest jõud maksab, sa üksi ei suuda, sa oled tubli ja tark mees, sellest on vähe. Sa pead tekitama jõu, mis aitab sind rohkem probada ja tekitada usalduse, et rahvas tuleb sinu järgi. Ja no kui ma olen vaadanud siin, kes mulle niisugusi toetavaid sõnumeid saatnud on tulnud väga palju plaan B-st, on tulnud sellised positiivsed tagasisidet Keskerakonnast ja ka EKRE lihtliikmete hulgast on tulnud päris palju sellist tagasisidet, kellega võiks vabalt meeskonna moodustada ja loomulikult ma tuleksin Eestisse seda kampaaniat ajama ja rääkima inimestega otse, mis seal toimub. No loodan muidugi, et kapo mind kinni ei võta, jumal teab missuguste süüdistuste eest, aga noh, jällegi nagu ma ennem ütlesin, hirmus ei saa elada. Mitte midagi ei saa muuta, kui sa võtad neid ähvardusi tõsiselt. Nii et jällegi see, et miks ma seda teen, on see, et kui mina ei tee, kes siis teeb ja kui on keegi parem, palun väga, aga midagi tuleb ette võtta, sest et noh, niimoodi ei saa enam edasi. Jah, see on õige, sest tekitada jõud maksab, jõuetus ei maksa. Me teeme siit muusikaline pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Maik Kalamus. On jälle aeg selg sirgu lüüa.
heita endalt orjarüü. Et loomisoos kõik loodud koos võiks sündida kui uuesti. On koit, kuninglik loid, valguse võit ära taba. Esimene kiir langemas me maale. Kõik murrame kõik, et vabana saaks hingata taas. Näeb, on murdunud jää. Ulatagem käed, ühendagem päev. Ühisel nõul, ühisel jõul me suudame kõik. Ees on ainus tee, vabaduse tee, teist ei olla saagi. Võib, valguse võib, riiuse hõib, läheme koos. Huulil rõõmuhiid, näon kaljus käed, kätte saanud hiid. Usk edasi viib, taevane kiib, näed saatmas on meid. Nii on võiduni jäänud veel üks samm, lühikene samm. Isademaa on püha see maa, mis vabaks nüüd saab. Laul, me võidu laul, kõlamas ei jää, peagi vabad Eesti samme. Jätkame saadet, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Maik Kalamus. No meil oli siin juttu e-valimistest ja me ka ükskord juba mainisime, et isegi Martin Helme on rääkinud, et tal on head tutvused Ameerikas, ta läheb sinna ja räägib ära, sest praegu, kui tema läheb sinna kui erakonna esindaja, ja siis võetakse ta kuulda ja need e-valimised likvideeritakse ära. Täna ta sinna ei ole jõudnud ja need, kellele minagi olen rääkinud, on tuhandeid erakonna liikmeid ja nad ei ole suutnud kokku saada 1000 allkirja, et saab selle sisse viia. Kaugel see e-valimiste, kõiki huvitab e-valimiste, kui noh, ma kuulasin siin reedel, kui need asjapulgad, et Reformil on jah reiting 10%, aga küll ta tõuseb, aga keegi ei räägi, et Reformi käes on valimiste server. Ta võtab selle
laua alt välja ja täna on 10 ja valimispäeval on 21 ja ta on valimiste võitja. Vaat keegi ei mõtle, ei räägi sellest ohust, vaid nad räägivad, et Isamaa võidab, ei võida Isamaa mitte midagi, see on lihtsalt selline show. aga ma mõtlen, et miks Martin, et ta on julge mees, Trump on tal, nagu öeldakse, iidol, et miks ta ei kasuta seda ära. Ta ei ole kasutanud, kuigi ta on lubanud. no vaata, see ongi see, et on teater rahvale ja nende minu meelest põhiloosung ongi see, et teeks, aga midagi teha ei saa. nii et noh, rahvale võib ju 15 aastat mida iganes lubada, aga reaalsuses ei toimu midagi. muidugi Isamaa koha pealt ma tahan sulle seda meenutada, et see oli ju loodud siis ju Siim Kallase näpunäidete juurde ja Siim Kallas oli ka selle loomise juures. kui vaadata seal Taavi Veskimägi, kes on siis Kaja Kallase lapse isa ja Reinsalu, kes siis töötas vastavalt Siim Kallasele ja kogu seda ülejäänud punti, noh, mina ütlen sulle seda, et see on jällegi Potjomkin, Pakasuha, nagu vene keeles öeldakse, et nagu oleks niisugune konservatiivne tiib Eestis olemas, aga noh, reaalsus on see, et nad on ju kogu aeg valitsuses suutnud olla, noh, üldjuhul olnud, aga midagi põrutavat, Eestile kasulikku ei ole nad ju kordagi midagi teinud. noh, nii et ongi, ütleme, mängitakse inimestele kahte mängu, üks on Reformierakond, siis on parempoolsed sotsid ja siis on sul Isamaa, tundub nagu oleks mingi valik, tegelikkuses valikut ei ole, kõik on ühed samad ja noh, see täpselt nii see asi ongi, Olari Taal ja Siim Kallas tegid siis sellise võltskonservatiivsuse ja noh, selline see Isamaa praegu välja näebki, nii et noh, siin on vaja suuremat raputust, et see asi paika saada ja see organiseeritud kuritegevus ära lõpetada ja presidendil on see täiesti võimalik, nii et palun väga. no täna tuleks siis survestada meie austatud presidenti, kes istub täna veel ametipostil, et ta teeks ühe mehise teo ja lõpetaks e-valimised ära. seda on talle vaja teha, ma ei tea, kas keegi on talle seda öelnud. sa saad talle öelda või? noh, ma usun, et ta kindlasti vaatab meie saadet ja kui me vaatame, kui palju inimesi ja kuulab ja vaatab meie saadet, siis on selge see, et need võimukoridoride inimesed iga esmaspäev lükkavad selle käima ja kuulavad, mida Paur julgeb ütelda jälle välja ja eks mingi hetke pärast üritatakse ka sinu saadet ära canceldada, ära lõpetada, et jumala eest, et see sõnum välja ei läheks. noh, ja ütleme Karise kohta ma ütlen seda, inimesed, kes saavad kokku Karisega, tavainimesed, kes iganes, küsige teilt, et miks sa ei kasuta seda jõudu, milles see põhjus on, mida sa üldse teed. et noh, ma ütlen ausalt, 5 aasta jooksul ma siin olen tagasi vaadanud, mida ta on korda saatnud, noh ei olegi mitte midagi. noh, vahepeal sõnasõda on peetud, aga see on ka kõik, sellest ju riik ei muutu, sellest rahvale mitte midagi paremaks ei lähe. ja noh, aitab sellest teatrist. no ütleme niimoodi, et täna siin on teda nuheldud, et ta käis ja ütles asju, mis ei olevat presidendi kohane, aga president võib ütelda kõike, mida ta tahab. ja täna võiks tõesti president teha julge otsuse, teda pidevalt hirmutatakse, ma sind tagasi valin ja ta teeb selle asja ära ja see oleks tõesti, ma tõusen püsti, siis vist ei ole mind näha. austatud president Karis, palun tee oma rahva heaks midagi ja lõpeta jaanipäevaks e-valimised ära. see on sinu võimuses, seal ei ole Riigikogu otsust vaja, seal on lihtsalt presidendi otsus. ütles ma õieti? täpselt nii. et aga noh, muidugi pead ka temast aru saama, et aga mis on tema järgmine töökoht. kas seda üldse lastakse kuskile tööle, et noh, Eestis on ju need asjad täpselt niimoodi, et kui sa ei tee no, nagu pensionär, tal ei ole vaja minnagi kuhugi. no loodame, et ta niimoodi mõtleb. tavalised inimesed, kes on saanud võimu ligi, ei taha kuidagi sealt ära minna. Nad tahavad seal kas või eluaeg olla, et jumala eest ei peaks päris tööle minema ja hakkama reaalselt kuskil kas või maatööd tegema, lehmi või loomi kasvatama, noh, sellega nad hakkama ei saaks. aga ütleme, see sinu poolt käima lükatud, kas Lembit ka osaleb sul seal või? no ikka Lembituga meil on tihe kontakt kogu aeg. ja et sealtpoolt survestada
et e-valimised ikkagi sinna kevadeni on veel 10 kuud aega. Et need ei toimuks, sest muidu ei tule õiglast Eesti riigi juhtimist. jah, kindlasti ja miks mitte Alar Karis ju võiks ju välja kuulutada erakorralised valimised peale seda, kui on e-valimised ta ära lõpetanud. Kui ta on teinud siis analüüsi selle kohta, et see on põhiseaduse vastane, sellega seoses siis ära lõpetatud ja koheselt siis kuulutada välja erakorralised valimised. See oleks ju väga-väga nagu lihtne ja hea ja riigimehelik otsus ja teha siis asja, mida rahvas mäletaks. Tuleta veel meile meelde, kes olid need e-valimise initsiaatorid, kust see idee tuli, kas ainult Reform või oli seal ka teisi? No see tuli otseselt Siim Kallase sulest, see asi, ja ta saatis siis Ülle Madise, kes oli siis noor pioneer, saatis siis Venezuelasse seda asja õppima ja seda asja siis sisse tooma Eestisse. No, nii et jällegi perekond Kallase kõrvad, Reformierakond, see Reformierakonnal oli probleem, ütleme 2002-2003 nende siis populaarsus järsult kukkus, siis oligi neil võimalus, mis edasi teha. Sellepärast loodi Res Publica, nüüd ta on Isamaa ja sellepärast siis toodi sisse ka kiiresti e-valimised, et oma võimu kindlustada, sest muidu nad oleks minema löödud. Meil oleks teistsugune Eesti praegusel hetkel ja võib-olla isegi oleks meil siin majanduskasv. Nii et praegusel hetkel on ju tänu sellele, et nad on nii kindlad oma võimus, on see riik sohu aetud. Nii et loodame, et on julgeid mehi ja naisi, kes teevad kõik selleks, et e-valimised ei tuleks enam uuesti kaardile. No jah, kindlalt, see on number üks asi, number üks probleem Eestis, e-valimised. Nii aga on e-valimised, ei toimu Eestis mitte mingit muutust. Ja imelik on see, et kui e-valimised on lõppenud, siis nädala pärast on need diskid on kadunud või ma ei tea, lüüas kuvaldaga puruks või et keegi ei saa kontrollida ka midagi, mingit jälgimissüsteemi ei ole, kuidas igal pool maailmas on jälgimissüsteemid, et saab pärast kontrollida, siin ei ole mingisugust võimalust. No see on meelega tehtud, sellepärast et kujutame ette, et kõik pabersedelid siis peale valimisi kohe ära põletataks. Sellist asja ei saa ju olla. Aga näed, e-hääled, need ju puuritakse läbi, et jumala eest keegi kuskil uurima ei hakkaks. Et sa võid küll logidest näha, nii nagu Märt Põder on teinud seda, ja ta on ka tõestanud, et see asi kõik on absurd ja see on vale. Aga see valimiskomisjoni ei mõjuta. Nii et ma pean kihla, et ka presidendil oleks võim valimiskomisjoni üle. Ma pean kihla, et ta saaks midagi ära teha, kui ta tahaks. Aga see oli väga hea uudis, mis sa meil täna ütlesid. Mina näiteks ei teadnud ja ma pole seda väga uurin ka, et president saab sellist asja siis ära kaotada Eesti riigist, nagu e-valimised. Jah, aga selle jaoks ongi vaja murda seda süsteemi. Ongi vaja keegi panna sinna ette, kes ei kuula neid poliitilisi neid jõude, neid, kes sinna kotiga raha veavad, neid pangainimesi. Seal on ju erinevad ettevõtted, kõik, kelle natuke raha on ju üritavad kuidagi mõjutada nii parteisi kui seadusi. Sellepärast ongi Eestis on väga palju absurdseid seadusi. Võttes välja kas või seda, mis on, kuidas Eestis inimene jääb võlgu, kuidas siis on need, kes raha sisse nõuavad, kuidas nad tohivad siis inimest peedistada. Mujal maailmas läheksid kinni selle eest, aga Eestis näed on lubatud. Kas ma mõtlen, et eestlased on targad inimesed, nad on kõik haritud, kõik on kõrgharidusega, välismaal õpitud. Kas nad ise ei saa aru, et meil on täna viinud riigi sohu? Ja kui me niimoodi edasi jätkame, siis me kaotame riigi ära. Kas mingisugust inimlikku vastutust tuleb või tahetakse viimase sekundina võtta veel, mis võtta annab? Paljudel on see, et on töökoht. Mul on endal tuttavaid, kes räägivad täiesti mõistliku juttuga, ütlevad, ei saa seda kuskil nagu väga avalikult ütelda, muidu kaotavad töökoha.
ja ka inimesed näiteks, kes on Facebookis midagi postitanud, on tulnud lausa siis kutsutud direktori juurde, firma direktori juurde ja kästud sellised asjad ära lõpetada ja mitte rääkida, muidu nad jäävad oma tööst ilma. No see kõik on hirmutamine otsast lõpuni, on hirmutamine, nii kaua kuni see hirmutamine toimib inimeste kallal. Noh, nii kaua nad on vagus, aga kui nad ükskord saavad aru, et see süsteem on nii läbimäda, et siin enam vahet ei ole, siis tuleb tänavale minna. ei, ma mõtlengi, et Inglismaal tulid inimesed väga kiiresti tänavale, väga kiiresti, mida meie meedia muidugi väga ei näidanud. et, et inimesed on ju, nagu ma ütlesin, haritud ja saavad aru, et neil on hing kinni, mitte kinni, vaid väga kinni ja nad ei tule. Ja nad aru ka ei saa, et neil ei ole millegi peale loota. Kui nad ise täna ei otsusta, ei tee julgeid otsuseid selleks, et muuta kõike seda olukorda, mis on neile kahjulik. No, absoluutselt tõsi. Ja noh, eks kui vaadata näiteks USA-d või vaadata Inglismaad, siis seal demokraatia on ju ikka palju pikemalt olnud kui Eestis. Ja noh, mis Inglismaal oli see, et kui Inglismaa siis läks ära Euroopa Liidust, siis konservatiivid olid tegelikult globalistlikud konservatiivid, umbes sama targad nagu Eestis Isamaa. Ja nad hakkasid ikkagi oma globalistliku agendat peale ajama. Noh, niimoodi nad tõid ju neid moslemeid ja kõiki muid sisse. Kuritegevus läks üles. Praegusel hetkel Inglismaa majandus on nõrgem juba kui Poola majandus. Ja noh, loomulikult inimesed tunnevad oma kõhu pealt seda, et ei jätku raha mitte millekski. Nendele moslemitele ja kõikidele teistele antakse suuri siis toetusi, mida kohalikud ei saa. Noh, sarnane nagu Eestis. Ja muidugi ka suur probleem on see vägistamine, mis siis ütleme, kui sealt Afganistanist, Pakistanist sisse toodud noormehed, nemad arvavad, et see on täiesti õiglane teha, mis tahab tüdrukutega. Noh, lihtsalt kultuurid on nii erinevad. Loomulikult viskab see inglastel hinge täis ja tullakse tänavale. Eestis, ma usun, inimesed loodavad sellele, et äkki keegi teine midagi teeb, äkki see läheb üle, mul on veel töökoht, mul on laenud peal, et ma ei hakka kuskil midagi rabelema. Aga ma usun, et see aeg on ka juba praktiliselt käes. Kui ma räägin oma tuttavatega, siis Eesti majandus on väga halvas seisus. 4 aastat on olnud majanduslangust. Inflatsioon on olnud täiesti absurdselt meeletu suur. Ehk raha on odavnenud, palgad ei jõua järgi, söök on kallis, küte on kallis, elekter on absurdselt kallis. Nii et ega siin pikka pidu ei ole, kui inimesed peavad aru saama, et see maksuraha, mida maksavad, läheb selle eliidi siis laiaks löömiseks. Ja see lihtsalt ei ole enam jätkusuutlik. Üks eelmine nädal rääkis pankahärra, et Eestis olukord väga hullu ei ole, et meil on küll all 10% vaeseid, kes on tõesti vaesed, aga meil on üleval 10% väga rikkaid ja siis tulebki see keskmine välja, et keskmine ongi, et meil on veel kõik hästi. Hästi ei ole aga midagi, aga luuakse selline vale pilt ja selline vale informatsioon ja inimene usub, et küsitakse vana inimese käest, et kas elan üle, küll vastu pean. Miks sa pead rääkima, küll ma vastu pean. Sa seisa oma huvide eest, et kuskil Eesti inimene saab aru, ma pean seisma ise oma huvide eest, sest seda ei tee mitte keegi teine ega kolmas. Kui vaatad meediat ja ka Facebookis, mida inimesed räägivad, siis nad ütlevad seda, et ära muretse, me saame hakkama, me peame välja, minul on hästi, sest ma saan kuu lõpuks kõik arved makstud. See ei ole normaalne elu. Ei ole normaalne elu ka see, et pensionär peab kopikaid veeretama, et saada lihtsalt, et süüa kõhu täis, saaks elektri makstud. See ei ole normaalne olukord, see on hullem kui orjanduslik olukord, eriti mis mind teeb nagu vihaseks on see, et inimene on eluaeg töötanud, ta on maksnud kõik maksud ja siis, kui ta saab pensionile, siis põhimõtteliselt naerdakse ja mõnitatakse üle ja siis räägitakse veel seda, et meil on veel liiga palju
pensionäre. Noh, see on nii absurdne jutt, noh, nii nagu mõttetu, mis mind nagu tõsiselt häirib. Et aga jah, ma usun, et ükskord inimesed saavad aru, et nii edasi ei saa ja tuleb minna teisiti edasi ja küsida, kus see raha läheb. Sest et on selge see, et Eestis on tohutu pettus otsast lõpuni. Need rahad, mida te maksate, ei ole niimoodi, et ei tule välja või see läheb Ukrainasse, ei, see läheb eliidi taskusse, kes muidugi ütlevad, et oi, meil on kõik hästi. Loomulikult on hästi, kui kõht on täis, siis sa ei saa ju tunda näljasele kaasa. Noh, nii see kahjuks Eestis on ja niimoodi ka need, kellel on, ütleme, parema ametikoht, nad mõnitavad neid, kes töötavad teiste ametikohtade peal ja lausa mõnitatakse, et näed, et koristaja ja tippjuht ei saagi sarnaste palkadega olla. Loomulikult ei saa sarnaste palkadega olla, aga ka sel koristajal peab olema mõistlik palk, et ta suudaks ära elada. No meil jääb siin 10 minutit aega, et äkki sa tahad ise midagi rääkida maailmas toimuvast ja meid informeerida, sest sa elad Ameerikas, kus sul on informatsiooni kordades rohkem kui meil. No mind paneb imestama tegelikult see, kuidas Eestis Donald Trumpi vihatakse. Et kui räägin kas oma tuttavatega, siis tundub, et see globalistlik ajupesu on teinud oma töö ja isegi need, kes on konservatiivid, keeravad selja, et oi, Donald Trump on nii halb inimene, küsid täpselt, mida ta halba teinud on. No siis on nagu juba raskem see lugu. Aga näiteks, kui ma tuletan meelde seda, et Joe Bideni ajal oli piir täiesti lahti, üle 200 000 inimese tuli kuus sisse ilma paberiteta, jooksid üle piiri lihtsalt, siis kui Donald Trump sai võimule, see piir on kinni pandud, sest ei jookse enam mitte keegi läbi. Samamoodi siis need illegaalid, kes on tulnud, need saatakse ilusti kodu poole ja sellega tegeletakse. Näiteks siin Virginia siis põhjaosas tuli välja seda, et umbes 20% inimestest, kes seal elavad, on ilma ühegi paberita. Sellist asja ei tohi ühes riigis olla. See ei ole normaalne ja paljud on igasugused kurjategijad ja kõik muud võimalikud. Ja muidugi on loodud võimalused, Donald Trumpi võimalused, et illegaalid saavad endal pabereid korda teha. Mul on endal 2 tuttavat selle teekonna läbi käinud. Ma võin isegi, kes tahab, võin isegi anda advokaatide nimesid, kes nende asjadega tegelevad. On need, kes on tõesti tulnud illegaalselt siia, aga maksnud ilusti makse. Nad saavad anda sisse avalduse, nad peavad küll minema oma asukohariiki, aga nad saavad rohelise kaardi, et tulla ametlikult siia elama. See ei ole mingisugune absurduudis, vaid see on nii need asjad nüüd käivad ja inimesed saavad oma paberid korda, need, kes tahavad. Et see asi ei ole päris niimoodi, nagu ütleme ERR või Postimees või Delfi kirjutavad, et aetakse bussi ja viiakse välja. See on nii ühekülgne jutt ja see ühekülgne asi, mida räägitakse. Mulle öeldakse, et oi, et aga sina olid ka ju illegaal. Ma ei ole kunagi illegaal olnud. Nii et pole mõtet tulla Ameerikasse illegaaliks. Sa põhimõtteliselt oled kui ori ilma ühegi õiguseta, ilma ühegi paberita. Et ärge tehke seda, aga tulge siia õppima ja õppimise kõrval saate töötada nii palju kui tahate ja mul on, ütleme, vähemalt nädalas 1-2 inimest, kes minuga ühendust võtab ja küsib, et kuidas saaks Ameerikasse tulla tööle. Mina ütlen, et tulge, aga mitte illegaaliks. Ja kõige parem on see, kui lähete kooli siin, sest et koolid sa ei pea täisajaga olema, sa võid poole ajaga olla ja ülejäänud ajal saad ametlikult tööd teha nii palju kui tahad. Mis me siin veel räägime? Räägime näiteks sellest, et mis on maksudega. Näiteks Donald Trump lõpetas ära, et pensionärid ei pea makse maksma. Ma ei tea, kas Eestis pensionärid peavad makse maksma oma palga pealt või oma pensioni pealt, aga USA-s lõpetati see asi ära. Järgmine asi on see, et suurem osa inimesi, kes töötavad baaris, restoranis, saavad palka ainult tipina ja väga väikest siis mingi baaritorjalist lihtsalt tunnitasu ka. Aga Donald Trump lõpetas ära siis maksude korjamise selle pealt, nii et selle tipi, mis saad ilusti taskusse panna ilma ühtegi kopikat riigile maksmata. Ja neid
asju on siin rohkem ja rohkem ja kui vaatad neid pettusi, mis on siis Donald Trump võtnud välja uurida ja välja juurida, noh, siin on Minnesotas, siin on Californias, siin on ikka miljardite eest pettusi avaldatud, mis on just riigi raha, maksumaksja raha väljapetmisega olnud ja noh, neid inimesi süüdistatakse. Need, kes ennem said käia käed taskus, andsid seal raha, ütleme, demokraatidele, need uksed on kinni pandud. Kui me siin võtame näiteks Epsteini lugu, noh, kui siin öeldakse, et oi, et keegi ei ole avaldanud neid nimesid, tegelikkuses on need ju mitu korda avaldatud, on ju täpselt teada, kes seal käisid Epsteini siis saare peal. Nüüd küsimus on see, et mis jõud neid pannakse nagu ka vastutama selle eest, sest et paljud, kes sinna Epsteini siis saare peale läksid, teevad koostööd FBI-ga ja kui nad on saanud FBI poolt siis vastavate tunnistuste eest endale, ütleme, sellise andeks andmise, siis noh, neid ei saa ju ka kinni kuskile panna. Aga no ma usun, see asi läheb edasi ja noh, eks ta oligi selline suurem Iisraeli operatsioon ameeriklaste vastu, aga see selleks, et noh, kui me vaatame nüüd Iraani sõda, need iga päev need uudised on erinevad. Noh, vaatame, nagu ma enne ütlesin, enne vahevalimisi peab Donald Trump suutma selle ära lõpetada, sest muidu on vabariiklased väga halvas seisus ja ma ei usu, et vabariiklased isegi võidaksid vahevalimisi. Kui vahevalimist ei võideta, saavad demokraadid kongressi enda alla ja noh, siis on juba Donald Trumpil palju raskem midagi korda saada. Seda ma tahtsingi küsida, et Eesti räägib siin usinasti, et Trumpil ei ole mingit lootust enam sügisesi valimisi võita, aga sinu jutt on ikka tõene. Jah, noh, jällegi see Eesti propaganda, Eesti see valemeedia, noh, nagu sa enne ütlesid, nad ei rääkinud ju mitte midagi, näiteks mis seal Ungaris tegelikult toimus, mis Poolas toimub, nad ei räägi sellest, mis toimus siis Inglismaal, Londonis, mis toimub Iirimaal, noh, täielik vaikus selle koha pealt ja noh, mida sa tahadki saada, kõige hullem on ikkagi see, et inimesed usuvad seda ja mul enda tuttavadki, kes on nagu täiesti mõistlikud konservatiivid, saadavad mulle ikka linke Delfist, et näed, seal öeldakse niimoodi ja niimoodi. Seda, miks te loete seda jama? Ükski normaalne inimene ei loe ja kui loed, siis loe, noh, ütleme tõsise kriitilise meelega. Nõukaajal ju keegi ei uskunud seda, mida Rahva Hääl või Noorte Hääl kirjutas ja noh, sealt loeti ridade vahelt asju välja. Samamoodi ma ei näe mitte mingit põhjust, et Delfit või Postimeest peaks Eestis usaldama. No nii, see viimane küsimus, et kas Trumpil on tõsine soov siis ikka Gröönimaalt saada Ameerika Ühendriikide alla? Kindlasti, see on strateegiline osa, jätame selle poliitilise teatri kõrvale, aga ma usun, et seal tuleb diil ja siis vastavalt Taaniga, ma tuletan meelde, et Taani maksab miljardeid iga aasta peale selle Gröönimaa koha pealt, kasu ta ei too talle ja noh, Taani maksumaksjal on seda väga-väga raske ülal pidada. USA-l on jõudu, USA-l on võimalusi oma siis baase sinna luua, on võimalusi hakata seal kaevandama. Nii et noh, ma ei näe mingit probleemi ja muidugi siia juurde ka see, et ma usun, et Kuubas varsti režiim muutub, Raul Castrole siis esitati süüdistused USA poolt ja ma usun, et tema juhtub samamoodi nagu juhtus siis Maduroga Venezuelas, et üks hetk on see läbi ja üks hetk on Kuuba USA liitlane. Selge, aitäh, Maik Kalamus, suurepärase ja väga selgitavate siis probleemide lahendamisel ja edu sulle presidendi valimisel, anna endast parim ja loo endale tugev meeskond, sa oled noor mees, jõud peab selle taga olema ja muidu oled jõuetu ja ei löö midagi läbi. Ja aitäh teile, head YouTube'i kuulajad ja Kagu Raadio kuulajad. Kena päeva jätku. Tänud kutsumast, nägemist.